mooduli õpetusinimese ehitusest ja elutalitlusest 1 loengule koed. Tänases loengus käsitleme sidekudesid, lihaskudesid ja närvikudesid. Loodan, et eelmisest loengust, mis käsitles erinevaid epiteelkudesid, mäletate, et kude moodustus ühise tekke, ehituse ja talitlusega rakkudest ja nende poolt toodetud rakuvahe ainest. Kuna inimorganismi rakud on spetsialiseerunud teatud konkreetseks talitluseks, siis jaotatakse koed ka 4 rühma, kusjuures epiteelkudede ülesandeks oli katta kehapindadest, vooderdada erinevaid õõsi ja moodustada näärmeid. Ja tänased koed, siis sidekoed ehk sisekeskkonna koed on aluskoeks ja toeks kõigile teistele kudedele nii ehituslikult kui ka talitluslikult. Lihaskoed, kuhu kuuluvad vööt, sile ja südamelihaskude, moodustuvad kontraktiilsetest rakkudest ja vastutavad liikumise eest, seetõttu nimetatakse neid siis ka kontraktiilseteks kudedeks. Ja närvikudede ülesandeks on vastu võtta ärritusi, edastada impulsse ja vahendada infot nii organismi seest kui väljast, kontrollides sellega kogu inimorganismi talitlust. Epiteelkudede ja sidekudede klassifikatsioon oli ehituslik, lihas- ja närvikoe klassifikatsioon talitluslik, kuid samas on lihaskudede klassifikatsioon põhinev ka ehitusele, mis tähendab seda, et eristatakse silelihaskudesid ja vöötlihaskudesid, mis tähendab seda, et südamelihaskude ja vöötlihaskude näevad oma erilise korrapärase aktiini ja müosiini filamentide paigutuse tõttu vöödilised. Ja siin meenutuseks veel, et erinevad koed on arenenud 3 erinevast lootelehest ja tänased koed, mis siis olid sidekoed, on arenenud mesotermist. Näiteks siis mesotermist on arenenud vererakud, mesotermist on arenenud lihaskoed, pildil siis silelihasrakud, skeleti, vöötlihasrakud ja südamelihasrakud. Närvikoed on arenenud ektodermist, pildil siis näha neuronid ehk närvirakud ajus. Ja siin veel slaid, mida me juba oleme vaadanud, et kui me vaatasime ära epiteelkoed, siis põhiliselt olid nad arenenud endotermist ja mesotermist on arenenud siis täna läbitavad vaadatavad sidekoed,
lihased, näiteks veri ja lümf. Ektodermist nüüd küll on arenenud selline epiteelkude nagu epidermis ja neuroektodermist on siis arenenud kesknärvisüsteem, see on siis peaaju ja seljaaju, mõningad sisesekretoorsed näärmed nagu käbikeha hüpofüüs ja on arenenud närvid ja on arenenud gliarakud, švannirakud. Ja siin veel siis pilt elundist, et oleme vaadanud ära, et magu vooderdub seest poolt ühekihiline silinder epiteel ja väljast ühekihiline lameepiteel ehk mesoteel. Selle silinderepiteeli all leiame kohevat sidekudet, leiame kihtide vahel närvikudet ja mao seina moodustavad kolmes erinevas suunas paigutunud silelihas rakud. Ja siin veel meenutuseks epiteelkudede sidekudede pildil on siis veri oma vedela rakuvaheainega, erütrotsüütide, leukotsüütide ja trombotsüütidega. Ja loodan, et kõigil on kodutööna eelmise loengu järgi koostatud pinnaepiteelide klassifikatsioonitabel, kus klassifikatsioon toimus selle järgi, missugune on erinevate rakkude kuju ja mitu kihti on paigutatud basaalmembraanile, mis iseenesest on rakuvaheaine neid rakke. Siin siis slaid ühekihilistest epiteelidest ja järgmine slaid on mitmekihilistest epiteelkudedest. Ja kui nüüd see loeng on kuulatud, siis on meil plaanis seminar, milleks siis tuleb leida erinevaid kudesid erinevatesse elunditesse. Ja teine seminar, kus tuleb siis iseloomustada erinevaid nahakihte ja nahaabielundeid. Pööran tähelepanu sellele, et referaatide koostamiseks on antud ka kohustuslikus kirjanduses üks mitteõpik, see on siis silma-naha haiguste, tähendab mitte kohustusliku kirjanduse õpik, vaid silma-naha haiguste õpik, millest siis 10 leheküljed 10–20 tuleb refereerida. Ja selle elundite seminari kohta siis, et siin on siis need elundid toodud, mis siis tuleb, mille lakuline ja koeline ehitus tuleb seminariks konspekteerida. Ja täna siis alustame siis sidekudedest, nendest sisekeskkonna kudedest, mis nagu te näete, jaotuvad siis embranaalseks sidekoeks ehk siis embrüos leiduvaks sidekoeks ehk mesenhüümiks, päris sidekoeks, kuhu kuuluvad kohev sidekude ja tihe sidekude ja spetsialiseerunud sidekoeks, kuhu kuuluvad siis veri, sai juba eelmisel slaidil teda tutvustatud, tema rakke ja rakuvaheaineid ja hemopoeetiline kude, mis tähendab siis luuüdi, et
et haima on veri, poeesia on loome, nii et vereloomet tagav kude. Lümfoidkude, lümfotsüütidest moodustunud kude, kõhrkude, tugikude, luukude, samuti tugikude ja rasvkude kuuluvad siis nende sidekudede rühma. Siin on toodud veel 2012. aasta e-kursuse materjalid, mis on koostatud Andres Arendi ja Marina Aunapuu poolt. Siin on klassifikatsioonis kasutatud veidi teistsuguseid termineid. Nüüd siis sidekoed. Kõigepealt siis embrüonaalne sidekude, mis embrüos esineb mesenhüümina. Pildil siis peame nägema selliseid käävjaid rakke, näha rakutuumad ja see valge taust siin on amorfne põhiaine, milles vetsiduva ühendina on hüaluroonhappe ja näha on ka siis väikesed peenikesed kiud amorfses põhiaines. Neid nimetatakse oma paigutuse, veel see võrk ja paigutuse tõttu retikulaarkiududeks. Ja nabaväedis leiduv kude ehk mukoosne sidekude, mis moodustub jälle želatiinitaolisest põhiainest ja pentest kollageen kiududest ja sellistest jätketega rakkudest. Ja siin veel siis loote neerus leiduvad käävjad mesenhüümirakud ja siis eletam rakkude vaheaine ja retikulaarkiud. Ja lümfoidkoe näide, lümfoidkoed on need koed, kus toimub lümfotsüütide areng, diferentseerumine ja küpsemine ja näitena on siin näha siis kaelal ja kõrva ümber paiknevad lümfisõlmed, näha pildil suulae mandlid, näha rindkereõõne seesmises keskseinandis paiknev tüümus ja põrn ja siin näha pildil läbilõige põrnast. Nii et nende põhikomponenditeks on siis erinevas arenguastmes lümfotsüüdid. Sidekoed moodustavad elunditele toese ja omavad kaitsefunktsiooni. Sidekudedes, nüüd erinevalt epiteelkudedest, on rikkalikult rakuvaheainet ja selle rakuvaheaine ehituse ja hulga järgi klassifitseeritakse ka sidekudesid. Rakuvaheaine moodustub amorfsest põhiainest, mis on viskoosne, läbipaistev, kõrge veesisaldusega, kuna ta sisaldab näiteks sellist glükoosaminoglükaani nagu hüaluroonhappe. Selles amorfses põhiaines sisalduvad erinevad kiud. Kõigepealt siis kollageensed kiud. Need on kiud, mis on moodustunud valgust kollageenist. Need kiud on silmale valged. Nad on tugevad, aga oma asendi peale väljavenitamist taastavad nad järgmiste kiudude
abil, milleks on siis elastsed kiud. Elastsete kiudude valguks on elastiin. Need kiud on silmale vaadates kollased, neid saab venitada, aga nad võtavad peale venitamist oma algkuju tagasi. Ja kõige peenemad kiud on need juba eelpool mainitud võrgutaoliselt paiknevad retikulaarsed kiud. Valguks on siin jälle kollageen, nende fibrillid on peenemad ja moodustavad siis võrgustiku, mis siis kajanestab ka nende nimetuses. Ja nii kollageenid kui ka elastiinid on fibrillvalgud. Ja pildilt siis näha kollageeni köisheliksi molekul ja sellest moodustunud siis fibrillid ja fibrillid, kollageenfibrillid omakorda moodustavad tugevaid kollageenkiude. Kollageenkiud on nii jämedad, et nad on isegi mikroskoobis nähtavad. Elastsed kiud ei ole sellised heeliksikujulise molekuliga kiud, vaid nad on ebakorrapäraselt keerdunud molekulid, mistõttu võimaldavad nad venimist. Kui ristisidemeid on ka kollageenimolekulide vahel, siis need ristisidemed, mis on siis kahe aminohappe vahel moodustunud elastiinkiudude vahel, võimaldavad just sellist algse kuju tagasivõtmist peale väljavenitamist elastsel kiul. Elastiinkiud ehk elastsed kiud on samuti moodustunud fibrillidest, et siis fibrillaarvalgud mõlemad. Ja siin on siis näha need kollageenfibrillidest moodustunud kollageenkiud. Elastsed kiud, siin on siis pildil kohev sidekude. Nii elastsed kiud kui ka kollageensed kiud, siin jämedad kollageensed kiud, peenemad elastsed kiud, on moodustatud rakkude poolt, fibroblastide poolt. Ja siin veel sama pilt jämedad kollageensed kiud ja peenikesed elastsed kiud ja rakud, fibroblastid, mis neid kiudused toodavad. Ja siin siis valge taustana näha amorfne põhiaine. Ja retikulaarsete kiudude kohta siin siis selline informatsioon, et leidub neid siis lümfisõlmedes, luuüdis, põrnas, siis sellise toestavate kiududena. Nüüd sidekoed kitsamas mõistes ehk kiudsidekoed jaotatakse siis kohevaks sidekoeks ja tihedaks sidekoeks. Kohev sidekode on see, mis me juba vaatasime eelmistel slaididel, mis sisaldab siis 3 liiki kiude. Leiame teda elundite, veresoonte ja närvide ümber. Tänu sellele on need elundid hästi teineteise suhtes nihutatavad, kuna kollageenkiududest moodustunud kude on selline kiuline ja koheva sidekoe on ka rakud, juba sai mainitud fibroblaste, mis siis neid erinevaid kiude toodavad. Tihe sidekude jaotatakse vormituks ehk tihe sassiskiuline sidekude. Leidub siis naha päriskihis ehk et epidermise all, kus kollageensed kiud paiknevad ebakorrapäraselt mitmes suunas.
ja vormunud ehk paralleelkiuline tihesidegude ehk tihekorraskiuline sidekude on siis kõõlustes, kus kiudude kulg on suunatud siis luult lihasele, sidemetes samuti kulg ühelt luult teisele, seal sisaldub ka elastseid kiude ja sidekirmetes, kus kiudude kulg on erinevates suunas, aga nende kollageensete kiude kulg toimub siis vastavalt mõjuvate jõudude suunale. Sai siin mainitud, et luult kõõlusele ehk siis lihas avaldab luule mehaanilist jõudu. Ja siin veel paar pilti, juba sai vaadatud kohevad sidekudet, kollageensed kiud, rakud ja peenikesed elastsed kiud. Leidub siis sellist kudet alusnahas ehk siis päris naha all ja elundite seinas epiteelkoe all. Vaatasime maoseina ehitust loengu alguses. Tihesidekude pildil on siis siin kõõlus. Sarnane näeb välja ka neeru ümbritseb fibrooskiht ehk et on näha siin kollageensed kiud ja on näha fibroblastide tuumad nende vahel. Ja sidekude hulka kuulub ka raskude, kus on siis näha neutraalrasva tilgaga rasvarakud, veidike tsütoplasmat ja tuum, mis on surutud perifeeriasse ja sellist siis kudet võime näha alusnahas ehk päris naha all ja neeru ümbritsevas rasvkihnus. Siin siis pilt päris nahast, näha kiude tootvate fibroblastide tuumad ja näha siis sassis kiuluselt paigutunud erinevas suunas kollageensed kiud. Siis nii päris nahas kui ka elundite ümber. Pildil siis sidekoe rakud. Et neid sidekoe rakke on mitu erinevat liiki. Sai juba tutvustatud fibroblaste. Fibroblastid siis näha pildil, sellised käävjad, piklikud, süstikutaolised rakud, mis sünteesivad nii kollageenseid, elastseid, kuid ka retikulaarkiude ja ka amorfse põhiaine komponente. Järgmine juba tuttav rakk on rasvarakk. Tema ülesandeks on siis talletada neutraalrasva ja hormoone. Plasmarakk. Plasmarakk on arenenud B-lümfotsüüdist. Plasmarakk on antikehi ehk immuunglobuliine sekreteeriv rakk. Nüüd selliste sõmeratega, näha sõmerad rakk, teda nimetatakse nuumrakuks. Ta on arenenud luuüdist, jõudnud verevooluga sidekoesse ja muutunud monotsüüdist nuumrakuks. Ja need graanulid, mis seal näha on, sisaldavad hepariini, histamiine, leukotrieene,
interleukiine. Veel sidekoesse verega jõudnud rakk, fagotsütoosivõimeline rakk, makrofaag, arenenud samuti monotsüüdist. Ja näete, tema pind on selline voldiline, võimaldamaks siis haarata fagotsüteerivaid struktuure. Ja veel ühed rakud on siis adventitsiaalrakud, pildil siin kapillaar, ja adventitsiaalrakud ehk peritsüüdid, neid leidub siis kapillaaride veenulite ümber. Neil on basaalmembraan, mis on ühendatud kapillaari endoteeli basaalmembraaniga. Need rakud on võimelised muutuma nii silelihasrakkudeks, aga ka sidekoe rakkudeks, näiteks osteoblastiks, adipotsüüdiks, kondrotsüüdiks või ka fibroplastiks. Sellega vaatasime siis linnulennult läbi sidekoed. Järgmine sidekudede alaliik, tugikudede alaliik on kõhrkoed, mille ülesandeks on toestada erinevaid teisi elundeid, moodustada hõõrdumist vähendavaid pindu luude liigesepindadel ja liigestes toimida liigutusi pehmendavate kudedena, siis amortisaatoritena. Nagu ikka, koed moodustusid rakkudest ja nende toodetud rakuvaheaineteks, et siin rakkudeks on kondrotsüüdid ja nad on tootnud klaasjat põhiainet, milles sisalduvad erinevad kiud. Kõhrkoed nüüd vastavalt nende kiudude sisaldusele jaotatakse kolmeks liigiks. On siis hüaliinne kõhrkude, nähakõhre rakud, kondrotsüüdid selliste gruppidena ja näharakuvahe aine. Kiud on siin küll näha, kuid tähendab, kiude näha ei ole, aga nad kiudamõrpses mikroskoobis näha ei ole, valgusmikroskoobis, aga on nad olemas, on olemas kollageensed kiud. Järgmine on siis elastne kõhrkude, millel on olemas sidekoeline kõhre ümbris, näha siin elastsed kiud, aga on olemas ka kollageensed kiud ja loomulikult rakkude vaheline aine, amorfne põhiaine. Ja kõige tugevam kõhrkudede liik on siis fibroosne kõhrkude, näha siis kõhrerakud ehk kondrotsüüdid ja antud pildil küll ühes suunas paigutunud kollageensed kiud. Kui vaadata neid mikroskoobilisi pilte, siis ei ole näha veresooni ehk kõhrkoed on avaskulaarsed koed, mis nende taastumise ja toitumise muudavad sõltuvateks neid ümbritsevatest kudedest ja seetõttu siis ka regeneratsioonivõime ehk taastumine on piiratud kõhrkudedel. Hüaliinne kõhrkude, see oli siis see, kus olid näha ka kõhrerakud,
aga amorfses põhiaines valgusmikroskoobis kiude näha ei olnud, aga tegelikult on seal teist tüüpi kollageenkiud olemas. Põhiosa koest 60–80% moodustab vesi, on seal siis erinevad glükoproteiinid, 15% kollageene, proteoglükaanid, kuhu siis kuulus hüaluroonhappe ja ainult siis 3–5% rakke. Ja on olemas sidekoeline kõhreümbris, kuid mitte igal pool. Kõhreümbris puudub hüalainsel kõhkkoel liigese kõhredel ehk siis luudevahelist liikumist võimaldavates liigestes ja puudub ta epifüüsi kõhredes ehk et siis luu keskosa ja otsosa ühendavas kõhkkoes. Tugevad kompressioonile vastupidavad koed liigesepindadel siletuse tõttu vähendab hõõrdumist ja on toeseks ka hingamisteedele. Leidub siis ninakõhredena, hingamisteede kõhredena, aga ka roidekõhredena ja liigese kõhredena, et sai siis öeldud ninakõhred, hingetoru kõhred, kõrikõhred, küll mitte kõik. Kõripealis on elastsest kõhkõest ja pilkkõhr on samuti elastsest kõhkkoest, aga siis nina, enamus kõrikõhresid ja hingetoru ja bronhide kõhred on siis hüalainsest kõhkkoest. Ja pildil hüaliinne kõhkkude, näha rakud, näha rakuvahe aine, põhiaine ja näha ei ole siis kollageenkiudu siis valgusmikroskoobis. Elastne kõhkkude sai juba öeldud, et leidub teda siis kõripealise kõhrena ja kõrvalesta kõhrn on samuti elastsest kõhkkoest, sisaldab ta amorfses põhiaines nii kollageenseid kiude kui elastseid kiude. See kõhkkude ei lubjastu, moodustab siis painduva toese ja tal on tihedast sidekoest veresoonte rikas kõhreümbris. Ja näha siis pildil elastne kõhkkude, näha on elastsed kiud, näha rakud, kuid me ei ole näha kollageenseid kiude. Ja kõige vastupidavam kõhkkude on fibroosne kõhkkude, mis sisaldab erinevas suunas läbi põimunud kollageen kiudude kimpe. Sai juba öeldud, et mehaanilisele survele vastupidav kõhkkude, puudub siin perikonder ehk kõhreümbris. Toimub temas luustumine, on siis luude paranemiseks vajalik ja leidub teda meniskites, sümfüüsis, lülide vahe ketastes, alalõua liigese kettas ja randmeliigese kettas. Ja pildil siis näha suhteliselt erinevates suundes paigutatud kollageensed kiud ja kõhrerakud ja nende vahel siis amorfne põhiaine. Ja leidumine sai siis öeldud pildil põlve liiges, reieluu ja sääreluu vahel paiknevad meniskid on siis
fibroossest kõhrkoest ja lülide vahe kettad fibroossest kõhrkoest. Järgmine sidekudede, tugikudede liik on luukude. Luukude on nii toestava kui ka kaitse ülesandega kaitseks nendele elunditele, mida ta ümbritseb. Selles sidekoe liigis on rakkude vaheaine mineraliseerunud, luustunud. Ta on mineraalainete kaltsiumi ja fosfori depoost ja moodustab skeleti ja mis moodustub luudest ja siin siis pildil reieluu, millel pindmises osas eristatakse kompaktset luud ja sees käsnja ehitusega trabekulaarset luud ja siis see kaltsiumi ja fosfori ühend on hüdroksüapatiit, luustiku tähtsaim mineraal sool. Leidub teda siis kuivainest umbes 3/4 luudes, ambakrooni emaalis 97%. Täiskasvanul on luudes õhikuline ehk lamellaarne luukude, mis moodustub siis osteoone ja luurakud, pildil siin siis horisontaallõige osteoonist, mis moodustub sellistest silindritest ehk lamellidest ja näha nende vahel küpsed luurakud, osteotsüüdid. Sai juba öeldud, et rakkude vaheaine ehk siis need lamellid on mineraliseerunud, aga sisaldavad nad erinevates suundades paralleelselt kulgevaid kollageenseid kiude ja seda mineraliseerunud rakuvaheainet. Luukoes peale nende küpsete rakkude on ka noored rakud, osteoblastid, mis toodavad luukude, osteoklastid, mis imendavad luukude ja ka kõhkude ja sai juba nimetatud küpsed rakud, osteotsüüdid, pildil siin näha või mikroskoobis näha sellised aralised rakud, mis reageerivad kaalumuutustele, see tähendab luule mõjuvate mehaaniliste jõudude muutustele. Ja siis luurakud, nagu sidekoed ikka, on siis arenenud mesenhüümist, embrüonaalsest sidekoest, moodustunud on siis osteoblastid, need luud tootvad rakud ja küpsed rakud, siis haralised rakud, osteotsüüdid. Ja siin siis selline pilapilt ka näha siis need küpsed rakud, haralised rakud, osteotsüüdid ja siin pildil siis osteoblastid, mis siis ehitavad luukude ja osteoklastid, suured mitmetuumalised õgirakud, mis luud hävitavad. Ja pildil siis näha paljude tuumadega osteoklast. Ja siis terminid nüüd osteoon on siis see silindrite süsteem ja üks silinder on lamell, näha siis need haralised rakud, osteotsüüdid lamellide vahel ja lamellidest siis tsentraalselt ja lamellide vahel veresooned ja toodud ära ka siis veel info ehk et luud ümbritsev sidekoeline periost
sisaldab närvi lõpmed, mille tõttu protseduurid siis perioostil on eriti valulikud. Ja siis veel siin näha osteoon, näha lamellid, näha veresooned ja näha aralised osteotsüüdid. Pildil siis luu kui elund, pildil õlavarre luu ja eritatakse temal otsi ja keha. Kerele lähem olev ots on lähimine epifüüs, keha ja epifüüsi vahel on kõhreline kasvuplaat, kasvuosa kannab nimetust metafüüs, diafüüs ehk keha. Üdiõõs siin näha, üdiõõnes sellel pildil ei ole näha ei kollast ega punast luuüdi, aga siin ta võiks paikneda. Luud ümbritseb siis sidekoeline kahekihiline luuümbris ehk periost ja üdiõõnd seest vooderdab ühekihiline endost ja kerest kaugemal olev luu osa kannab nimetust kaugmine epifüüs. Luul kui elundil tema otsad on kaetud, tema liigesepinnad on kaetud liigese kõhredel, liigesepindadel puudub sidekoeline luuümbris, mis mujalt luud ümbritseb. Üdiõõnst vooderdab õhuke sidekoeline endost ja nii endostis kui periosti sisemises kihis leidub luukudet produtseerivaid ja ka lammutavaid rakke. Ja kasvavas organismis on toruluude üdiõõnes punane luuüdi, mis moodustub vererakkudest ja retikulaarkiududest moodustunud toesest ja kasvades täidab selle üdiõõne kollane luuüdi. Rakkudeks on siis rasvarakud, kusjuures verekaotuse puhul on luuüdi võimeline, kollane luuüdi võimeline muutuma ka punaseks luuüdiks. Ja eelviimane kudede liik on siis närvikoed. Siia kuuluvad närvirakud ehk neuronid ja erinevad gliarakud. Neuroni ülesandeks on erutuslaine ehk impulsi juhtimine ja närviimpulsside tekitamine ja gliarakkudel on närvirakkude toestamise, toitmise, jätkete isoleerimise, osadel gliarakkudel ka sisesekretoorne funktsioon ja fagotsütoosi funktsioon. Pildil siin suuraju kuores paiknev hiidpüramiid rakk, raku keha, dendriidid ja akson. Nüüd gliarakud jaotatakse mikrogliaks, makrogliaks ja ependüümiks. Makrogliarakkudeks on fagotsütoosi võimelised astrotsüüdid, siis oligodendrotsüüdid, mis moodustavad jätketele kesknärvisüsteemis müeliinkihi. Perifeerses närvisüsteemis on satelliitrakud ümbritsevad rakukehi ehk ganglione ja švannirakud, mis moodustavad jätketele perifeerses närvisüsteemis müeliinse katte ja ka švannirakkudest katte.
ja mikrogliarakud on Ortega nimelised rakkude nimelised rakud. Nad on liikumisvõimelised ja nad on fagotsütoosi võimelised. Ja ependüümirakud on erineva kujuga, kui need kõik eelmised, mitte kõik eelmised, vaid astrotsüüd, oligodendrotsüüdid ja mikrogliarakud on jätketega rakud, siis ependüümirakud on silindri- või kuubikujulised. Nad vooderdavad ajuvedelikuga täidetud ajuvatsakesi ja seljaaju-vedelikuga täidetud seljaaju tsentraalkanalit. Ja siis pildil näha siis närviraku keha, dendriidid, akson, näha aksonil müeliinkiht, mille on moodustanud kesknärvisüsteemis oligodendrotsüüt, näha fagotsütoosi võimeline astrotsüüt, mis on oma jätked paigutanud kapillaarile ja närviraku nii kehale kui ka jätketele. Näha jätketega liikumisvõimelised mikrogliarakud ja näha peaaju vatsakest vooderdavad silindrikujulised jätketega ja ripsmetega ependüümirakud. Neurolin eristatakse siis keha ehk perikaarioni, eristatakse dendriite ja aksonit ehk neuriiti. Need närviraku kehad kesknärvisüsteemis moodustavad hallaine ja perifeerses närvisüsteemis leidub neid ganglionites ja elundite seinasisestes närvipõimikutes. Närvikiud on moodustunud neuroni jätketest. Nad võivad olla kas kattetega või ilma. Kattetega, kui katteks on müeliintüpp, mis on silmane valge, asub kesknärvisüsteemis, siis moodustab ta valgeaine ja perifeerses närvisüsteemis öeldakse lihtsalt, et jätke on kaetud müeliinkihiga. Ja närvid on närvikiudude kimbud, mis on kaetud sidekoeliste kestadega. Ja siin on siis pildil näha neuron, närvirakk perifeerses närvisüsteemis, näha raku keha, näha dendriidid, näha akson ja näha aksonil müeliin niist kiht, mille on tootnud siis Schwanni-rakud, näha Schwanni-rakkude tuumad. Ja see müeliinkiht ei ole kogu närvikiu ulatuses, vaid ainult ühe Schwanni-raku piires ja nende kahe raku vahele jääb katteta Ranvier soonis. Närvirakud täidavad oma ülesannet vastavalt sellele, et raku välispind puhkeajal on kaetud, on laetud positiivselt, kuna siin paikseb rohkem positiivselt laetud ioone ja sisepind negatiivselt negatiivsete ioonide ülekaalu tõttu. Ja seda laengute erinevust nimetatakse membraani potentsiaaliks ehk puhke potentsiaaliks. Nüüd impulsi edastamiseks on vaja tekitada laengute muutus ehk aktsiooni potentsiaal ehk depolarisatsioon, mis närvirakkudes saavutatakse sellega, et avanevad naatriumi kanalid ja positiivselt laetud naatriumioonid tungivad rakku ja laeng muutub raku sees vähem negatiivseks.
Erutuse levik selle katkeva müeliinkihi tõttu on närvi kihus saltatoorne ehk hüppeline, ehk et siis ühelt sooniselt teisele dendriitidelt üle keha, närvihaku keha, aksoni pidi närvilõpmeteni, motoorsete või efektoorsete närvilõpmeteni. Neuronid klassifitseeritakse nüüd vastavalt nende ehitusele. See, mida me vaatasime, palju dendriite, üks akson on multipolaarne neuron, siis kui tal on perifeerne ja tsentraalne jätke, siis on ta bipolaarne. Kui tal väljub üks jätke ja jaguneb kaheks, siis on ta pseudounipolaarne, ja kui tal on üks jätke, siis ta on unipolaarne. Ja näited siin elundite kohta ka toodud, ehk siis unipolaarsed on silmavõrkkestas neuronid, pseudounipolaarseid leiame näiteks spinaalganglionite ja bipolaarseid siis silmavõrkkestas sisekõrvaganglionierakkudena, no ja multipolaarseid siis peaajus, seljaajus. Närvilõpmed on moodustised, millega närvikihud nii lõpevad kui ka algavad elundites, kudedes või teistel närvirakkudel. Ja seetõttu jaotataksegi siis neid närvilõpmeid, mis lõpevad efektoorseteks. Need on motoorsed närvilõpmed, mis lõpevad vööt- või silelihastes, sekretoorsed närvilõpmed, mis lõpevad närvides, sensoorsed närvilõpmed ehk retseptorid ehk tundenärvilõpmed on elundites ja võtavad vastu ärritusi sise- ja väliskeskkonnast, ja sünapsid moodustavad siis neuronite vahelisi kontakte. Ja pildil siis närvilõpmed erinevates elundites. Näha siis maitsetundlikkust võimaldavad maitseretseptorid, siis võrkkestas paiknevad kolvikesed ja kepikesed, sisekõrva teos paiknevad karvarakud, kuulmissensorid, poolringkanalites ja esikus paiknevad retseptorid ja siis nahas paiknevad erinevad retseptorid. Sünaps. Sünaps võib olla nii erutav kui ka pidurdav. Erutavas sünapsis membraani potentsiaal muutub toimub depolarisatsioon ja pidurdavas toimub hüperpolarisatsioon. Sünaps moodustub siis kahest rakust, kahe raku membraanist. Ühte membraani nimetatakse siis presünaptiliseks ja teise raku membraani postsünaptiliseks membraaniks. Presünaptilist membraani omavas rakus on sünapsi põiekesed ülekandeaine ehk transmitteriga, kahe raku vahele jääb sünapsi pilu ja postsünaptiline membraan on selle poolest eriline, et tema asuvad retseptorid. Ja pildil siis presünaptiline membraan, närvilõpe
ülekandeainet sisaldavate põiekestega, sünapsepilev, millesse on siis vabanenud ülekandeaine ja postsünaptiline membraan retseptoritega. Ja viimane kudede liik on siis liikumist võimaldav kudede liik, need on siis lihaskoed, vöötlihaskoed. Näha siin kõige suurem nendest lihasrakkudest ja näha siis risti vöötsus ja perifeerias näha tuumad. Südamelihaskude on siin ka sedastatavad vöödid, tuumi on vähem, aga nad on sellised huvitavad aralised rakud. Ja silelihaskoe rakud on käävjad ühe tuumaga. Nendes on küll aktiini ja müosiini filamendid, kuid sellist korrapärast vöötsust nendes ei ole. Skeletilihaskiude on 3 erinevat tüüpi vastavalt sellele, kuidas nendes toimub energia tootmine või õigemini missugused võimalused energia tootmiseks on. Näha siin tumedad kiud läbi lõigatud horisontaalsuunas, näha heledad ja vahepealsed kiud. Ja veel heledad, tumedad ja vahepealsed, millest saame aru, et skeletilihastes on organismis olemas kõiki erinevat neid 3 tüüpi kiude. Vöötlihaskude nime on saanud siis sellest, et need lihase pikisuunas paiknevad sadade tuumadega paeljad moodustised, mida nimetatakse vöötlihasrakkudeks ehk vöötlihaskiududeks, nende lühenemist ehk kontraktsiooni tagavad filamendid, aktiini ja müosiini filamendid, mis teineteise suhtes libisevad, et nad moodustavad sellise korrapärase vöödilisuse. Vöötlihaskude allub tahtele ja sai juba öeldud, et nad jaotatakse, need vöötlihaskiud, energia saamise viisi järgi. Ühed on siis glükolüütilised ja teised on oksüdatiivsed lihaskiud. Seda sai juba öeldud, et neid erinevaid kiude, mis oli siis näha heledad, tumedad ja vahepealsed, leidub kõigis lihastes, kuid osakaal vastavalt lihase funktsioonile on erinev. Siis esimene tüüp, need aeglased oksüdatiivsed kiud, nad on väikesed, punased ja selliseid leidub siis seljalihastes ja eriti palju siis maratonijooksjatel. Õigemini inimene, kelle lihastes on selliseid kiude palju, sobivad maratonijooksjateks. 2A kiired oksüdatiivsed glükolüütilised kiud, need vahepealsed kiud, nende olemasolu sobib keskmaajoostjatele, ujujatele ja hokimängijatele. Ja 2B kiud, need kiired glükolüütilised kiud, suured punased, sprinteritel ja tõstjatel on nende olemasolu kasulik. Nüüd need 3 tüüpi kiud, need aeglased oksüdatiivsed kiud, nendes on palju müoglobiini ehk siis hapniku varu, valku, mitokondreid, et energiat toota ja sütokroome. Ja 2A kiududes need oksüdatiivsed, kiired oksüdatiivsed glükolüütilised kiud,
palju mitokondreid, palju müoglobiini, aga samas ka suur glükogeeni sisaldus, millest siis energiat ehk ATP-d toota ja kiired glükolüütilised kiud, müoglobiini, see tähendab hapnikku vähem mitokondreid, üksikuid sütokroome, aga sisaldavad nad palju ja kõrge aktiivsusega anaeroobseid ensüüme ja suur glükogeeni varu neil olemas. Ja siin siis vöötlihas kiud ehk rakk, näha siis aktiini müosiini filamentide paigutusest tingitud vöötsus, näha perifeerias paiklevad rakutuumad. Ja südamelihasrakk, siis selline huvitav haraline rakk paari tuumaga ja rakkude vahel sellised seostusdiskid. Südamelihasrakku nimetatakse kardiomüotsüüdiks. Ja vöötsus jälle nendest aktiini ja müosiini filamentidest, nende paigutusest põhjustatud. Ja pildil siis näha rakke ühendavad, eraldavad vahekettad ehk seostud diskid ja nende vahel siis, nende rakkude vahel ka siis näha vere kapillaarid. Ja veel näha siis südame lihasrakk, mitokondrid näha pildil, näha see seostusdisk ja näha rakutuumad. No, veel siin südame lihasrakk oma ühe tuumaga seostus diskiga ja impulsi edastamiseks vajaliku aukliidusega. Südamelihaskude. Südamelihases leidub kahesuguseid südamelihasrakke. Ühed on need kardiomüotsüüdid, mille ülesandeks on kontraheerumine ja teiste ülesandeks on erutusteke, automaatne impulsi teke ja impulsi edastamine. Nüüd nende südamelihaskiudude, nende ristivöötsete, suurte haraliste rakkude impulside edastamiseks on südame erutusteke ja juhte süsteem. Need rakud on väiksemad ja nad on ühendatud kodades südamelihaskiududega vahetult, kuid vatsakestesse kantakse impulss edasi läbi erutusjuhte süsteemi nii sellisena, et kodade ja vatsakeste lihaskiud omavahel ühendatud ei ole. Siin siis näha impulsi edastamine kodadele ja vatsakestele mööda neid erilisi erutustekke ja juhte süsteemi rakke. Ja lihaskudedest siis viimane rühm on silelihaskude, mille talitlus tahtele ei allu, moodustub siis sellistest käärjatest, värtnakujulistest raku keskel ühe tuumaga rakkudest, kusjuures olemas on seal müosiini ja aktiini filamendid,
kuid nad ei paigutu selles mõttes korrapäraselt, et nad moodustavad nagu selliseid rosetikujulisi moodustisi, mille keskuses on selline aktiinist kehake, mis fikseeritakse silelihasraku membraani külge filamentide, nõnda nimetatud intermediaarsete filamentide abil. Ja siin suuruse võrdlused, kõige suurem on siis vöötlihasrakk, 1/4 eelmisest tema eelmise raku suurusest on südamelihasrakk ja sellest siis veel 1/4 moodustab siis veresoonte seintes või soolde seintes paiknev ühe tuumaga kähvikujuline silelihasrakk. Nüüd vöötsusega ehk siis südamelihasrakus ja skeletilihasrakus toimub siis lihase lühenemine müosiini ja aktiini filamentide omavahelise libisemise abil, kusjuures siis aktiivseks pooleks on müosiini filament. Silelihasrakus ei ole siis selline korrapärane aktiinifilamentide paigutus, vaid aktiinifilamendid nende aktiinist kehakeste külge moodustavad selliseid võrgutaolisi moodustisi, kus see on siis see tihke kehand ehk aktiinist kehake, kus siis aktiini filamentide vahel paigutuvad oma peadega müosiini filamentid. Moodustada siis erinevas suunas selliseid paeljaid struktuure. Ja veel kord siis, et need kehakesed aktiinist, aktiinifilamendid ja nende vahel müosiini filamendid. Nii, sellega oleme siis vaadanud ja rääkinud läbi nii erinevad sidekoed, lihaskoed kui ka närvikoed ja teie ülesandeks on siis leida neid erinevaid kudesid failil elundid ja kudede paigutus nendes olevaks seminari tööks. Jõudu tööle ja kohtumiseni!